tere sõbrad! Mul tekkis idee, et õpetaks algajaid matõlli ja kärbsetõugu konksu otsa paneku. Paljud teavad, et matõlliga saab kala, aga ka ei tea, kuidas konksu otsa panna. Ja ma proovin teile näidata. Nii, mul on käes praegust konks, marmõss ja sääsevastne. Ja ma proovin nii näidata, et te näeks. Nii, vot nii pannakse otsa sääsevastne. Paljud ei tea, hakkavad otsa ajama nii kussi. Nüüd te näete, kuidas õigesti see käib. Nüüd proovin näidata, kuidas siis kärbsetõuk pannakse. Kärbsetõuk näeb välja nii. Terafots meid ei huvita, lammeots on tähtis. Nii, keerame kärbsetõugu seda moodi ja kuskil teine kolmas rõngas paneme konksu siia sisse. Nii, ja te näete, tõuk liigutab. Kalale see meeldib ja kala see meelitab. Nii, veel üks asi, et kui näpud on külmunud, siis paneme sääsevastse kartuli peale. Selle peal saab hästi ka otsa ajada sääsevastset ja võib ka, ma proovin näidata, vot niiviisi. Et sedamoodi ka saab konksu otsa ajada sääsevastset. Vot siia vahele ja siis paned konksu otsa. Nii, järgmine video siis, kuidas püütakse korgiga Peipsi järves näiteks. Väike kavalus algajatele veel. Marmõssiõngele nooguti. Tavaliselt müüakse sellist noogutit. Ilus punase otsaga, aga mis mina teen? Siin meil poes on juba valmis õnged müügiks marmõssiga ja võrrelge. Kindlasti lume peal on seda paremini näha. Et triibud peale markeriga. Minu käes on valmis tehtud õng. Näeb välja selline. Ja selline huvitav kork on siin otsas. Siis on selline plastikmarmõss ja raske punane marmõss. Kuidas see käib? Ma proovin näidata. Korki on halvasti näha. Kork on vee all. Jää tuleb augule peale ja kork ei jäetu ära.
kui kala võtab, siis kork läheb jää alla ja hakkab niiviisi näitama, et kala on otsas. Tööasend on, kork on vee all. Vot selline kihvt kork on meie poes müügil.